Tervist! Tudeng TV uudised alustavad. Minu kõrval seisab meie täiesti uus ankur Rasmus. Uute saatejuhtidega uuendused ei piirdu ning üllatus saab näha ka saate sees. Ja nüüd kõikidest teemadest lähemalt. Mis asi on haridussilm? Muusikalist meelelahutust pakub Karl-Erik Taukar. Avastame uut ja salapärast spordiala. Räägime Eesti rahvuskalast, palgalõhest ja kudu võistleb Artjom Savitskiga kardisõidus. Teadus- ja haridusministeeriumi lõi hiljuti uue webikeskkonna haridussilm, mis hakkab kajastama Eesti haridust uue ja huvitava nurga alt. Haridusstatistika keskkond haridussilm.ee annab võimaluse anda tagasi ühiskonnale kogutavad andmed koolide keskkonna, tulemuste ja taustaandmete kohta. Suurimaks sihtgrupiks on meil koolid, kohalikud omavalitsused, koolid, siis üldhariduskoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid ja ka kodanikud, lapsevanemad, õpilased, kes soovivad edasi õppida, tudengid, riigiametnikud kindlasti ja statistikatarbijad laiemalt, et ka teadlased, kes teevad teadustööd andmete pealt. Haridussilm avab Eesti haridusinfosüsteemi poolt kogutavad haridusstatistilised andmed, pannes need visuaalselt ja tekstiliselt tarbitavasse keelde ning pilti. Statistika tootjaks või meile info edastajaks on siis üldhariduskoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, huvikoolid ja nendelt kogutavate andmete pealt me saame luua vastavaid vaateid või huvitavaid seoseid ja need siis saavad omakorda siis jõuavad haridussilma ehk siis tarbijani. Läbi rahuloluküsitluste üritatakse saada reaalset tagasisidet, millised on koolisised suhted ning näiteks ka seda, kui palju on õppeasutustes kooli kiusamist. Ma arvan, seal pigem saab vaadata tegelikult, kuidas hindavad need samad lapsevanemad, lapsed ja õpetajad oma kooli õhkkonda. Et jällegi see on see küsimus, kui palju näiteks kokku puutud kooli kiusamine, kui palju on vandalism, vägivalla kokku puutud, aga sul on koolid on erineva suurusega, seal vastuses oma väga suurt rolli see, kuidas tunnetatakse kooli vägivalda, et tegemist ei ole sellise kvantitatiivse ja objektiivse ülevaatega mitu korda keegi keda lõi, vaid jällegi, et milline on selles konkreetses koolis õhkkond, kuidas seal omavahel läbi saadakse, kuidas omavahel suheldakse. Eesmärgiks on anda koolile kui ka kogukonnale parem pilt koolitööst. Oluline näiteks õpilaste arvu muutus, mis peegeldab kooli jätkusuutlikkust. Seal saab hetkeseisuga vist 9 aasta lõikes vaadata, kuidas on kooliastmete või kas või klasside kaupa õpilaste arv muutunud. Ja seal saab näiteks võrrelda kas või sellist asja, palju on 9. klassis lapsi, palju on 10. klassis lapsi. Et hästi paljude selliste täistsükli või torukoolide või siis 12 klassise koolide puhul on näha, et 9. klassis on päris palju lapsi või terve põhikool on vägagi jätkusuutlik, aga see gümnaasiumi osa või 10. klass, seal on järsku laste hulk väga väheseks jäänud. See tegelikult näitab seda, et lapsevanemad ja lapsed väga ei usalda selle kooli gümnaasiumi osa. Lihtsalt pahatihti hinnataksegi kooli selle gümnaasiumi osa järgi. No, sellisel puhul saab tegelikult teha järeldusi lapsevanem siis, et äkki ei maksa oma lassi kooli panna või tegelikult need järeldused on juba tehtud. Lapsed on varem juba järeldasid, äkki maksab kusagile mujale minna, siin nüüd see järeldus läheb teisele tasemele, et omavalitsus võib sealt teha järeldusi, et kas maksab seda kooliastet pidada, kas tegelikult äkki maksab panustada hoopis maakonnakeskuses olevale gümnaasiumile. Haridussilm on kindlasti veel arenev keskkond ning tulevikus loodetakse juurde lisada ka näiteks infot välismaale lahkuvate noorte ja koolist väljalangevuse kohta. Samuti saaks ehk andmetest järeldada, milline on siis Eesti kõige õnnelikum kool. Nagu Rasmus ennist mainis, on meil saates tulemas üllatusi. Nimelt on meil esimest korda stuudios külas muusikud Karl-Erik Taukar ja Erik Kammiste. Ja lugu, mis kõlab, on vastupandamatu. Oled valmis? Olen valmis. Karmid sügistuuled ammu mind ei eduta, isegi kui kuulen tormide hääl. Sihtideni jõudmist ei tornado takista, endale ma kindlaks jään, kas jään. Kuni mul silma vaatad sa,
siis unustan hingata, sest oled vastu pandamatu, see on uskumatu, taas olen kõige jamanud. Kõik, mis su teele satub, on sõltuvusest paranematu, sul on vääramatu jõud. Kus iganes ma proovin oma peas sind tõrjuda, palju lihtsam oleks harjuda. Hey! Kui sulle ainult annan käe, siis üleni võrku jään, sest oled vastu pandamatu, see on uskumatu, taas olen kõige jamanud. Kõik, mis su teele satub, on sõltuvusest paranematu, sul on vääramatu jõud. Erik, ole hea. Sest oled vastu pandamatu, see on uskumatu, taas olen kõige jamanud. Kõik, mis su teele satub, on sõltuvusest paranematu, sul on vääramatu jõud. Hey! Sest oled vastu pandamatu, see on uskumatu, taas olen kõige jamanud. Kõik, mis su teele satub, on sõltuvusest paranematu, sul on vääramatu jõud. Sest oled vastu pandamatu, see on uskumatu, taas olen kõige jamanud. Taukarile sarnast tähelendu on Eestimaal tegemas ka eksootiline discgolf, mis on vallutanud Eestimaa spordi- ja vaba-aja veetmismaastikku. Kohe saame teada, mida see täpsemalt tähendab ning miks on just see ala mitmete eestlase südamesse pugenud. Tudeng TV tuli siia Pirita discgolfi radadele, et saada teada, mis inimesed siin metsas teevad, mis alaga on tegemist, kuidas seda üldse mängitakse ning meil on olemas siin 2 ägedat harrastajat, kes meile sellest räägivad. Discgolfist tuleb sarnaselt päris palligolfile saada siis sellest alguse tiialast enda ketaskorvi võimalikult väheste visetega. Eestisse tuli siis discgolf peale 2000 algust. Alguses tegeleti küll väga vähe, aga jõudumööda ta on ikka vaikselt tõusnud. Et eriti on ta hakanud tõusma viimase 2 aastaga, kus on mitmekordistunud siis osalejate arv. Et kui 2 aastat tagasi oli kuskil 1000 harrastajat, siis ma arvan, et praegu võib julgelt väita, et on rohkem kui 10 000 harrastajat, sest ma ise käin üsna tihti siin Pirital mängimas ja tipptunni ajal niimoodi peale tööd või nädalavahetusel on siin nagu mets paksult rahvast täis, sa pead järjekordades ootama, et radadele minna, autoparkla on täiesti rahvast täis ja... Eesti meistrivõistlusi praegu on 2, et on talvised meistrivõistlused ja on suvised meistrivõistlused. Kokku oli umbes 130-140 võistlejat ja kindlasti oli huvilisi palju rohkem. Et Eestis on nüüd kuskil 30 rada, et ma arvan, et igas maakonnas on ikka olemas ja suuremates maakondades on siis mitu rada, et isegi Saaremaal on olemas näiteks rajad. Kõige alguses võiks olla 2 põhiketast. No see on nüüd pehme. Putterid, kutsutakse putteriks. Putteri, ehk siis juba see lõpuks, nagu ennem Johannes rääkis, korvi jõudmiseks on vaja. Siis kõige parem on visata putteriga, sellepärast et ketid püüavad kõige paremini. Et nagu näha, siis ta on selline palju paksema äärega kui see ketas näiteks. Ja selline pehme, teeb see ketidest ilusti kinni. Harrastajal võiks olla siis näiteks teine ketas driver.
Driver, okei. See on siis Driver? See on siis Driver. Miks ta just nagu Driver on? Kas ta on mingi kõvem või? No ta on palju, nagu näha, voolujoonelisem, palju õhem, ta lendab palju kaugemale, aga samas ta keerab lõpus palju rohkem ära. Tahame visata sinna otse suunas ja selle eeskäviske puhul paneme ketta niipidi pöörlema ja ketas lõpus ideaalis keerab paremale. Nii. Eeskäeviskel tuleb hoida näppe niimoodi? Kas niimoodi, niimoodi või niimoodi. Nii, tagakäevise. Toimub siit rinna pealt otseselt välja. Nüüd me paneme ketta niipidi pöörlema ja ketas ideaalis lõpus keerab vasakule. Tagantkäviske puhul paneme alla neinäppu. See on kõige selline populaarsem neinäppu siin. On ka muidugi, et sa lased hästi, kuidas sul endal nagu mugavam on. Kindlasti tähtis on see, et sa selle ikkeks vastu äärt paneksid näpud, et see on see, milleks sa see ketta pöörlema. Mis juhtub, kui näiteks disk jääb puu otsa kinni? Seda tegelikult juhtub isegi siin päris tihti, et just algajatel, kui visked lähevad hästi taevasse, et põhimõtteliselt midagi, et hakkad nende puutokkidega siit maast hakkad seda alla loopima ja loodad parimat, et tihtipeale siin ongi kõnnid Pirital ringi, vaatad kuskil ladvas on kettad ja jõudsimegi oma treeninguga, esimese treeninguga lõpukorrale. Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse palgalõhe uuringus selgub, et Eestis on naiste ja meeste hetkeline palgalõhe 13–35%. Meil on Skype'i vahendusel Rakke esindaja Merli Aksen. Tervist, Merli! Tere õhtust! Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis palgalõhe väga suur. Miks me ei ole teiste Euroopa riikidega täpselt samal tasemel? Okei, siin on, mida võib välja tuua on selle, et Eesti tööturul on tegelikult mängib väga suurt rolli segregatsioon, ehk siis naised ja mehed töötavad väga erinevatel tegevusaladel ja samuti erinevatel ametialadel. Et mida see uuring ka näitas, oli näiteks see, et sellest hoolimata, et näiteks naiste osakaal on üldiselt kõrgem näiteks nii tippspetsialistide hulgas, nii tehnikute keskastme spetsialistide hulgas kui ka ametnike hulgas, kus siis teenitakse ametialade võrdluses keskmiselt kõrgemaid sissetulekuid, siis ütleme sellest hoolimata on see miski olemas seal tööturul, mille tõttu mehed teenivad siis rohkem. Aga kuidas me selle taseme võiksime saavutada? No tähendab, mida ma võin välja tuua on, et mida ka meie uuring näitas ja mida on näidanud, ütleme nüüd viimasel 5 aastal ka teised uuringud Euroopas näiteks riikide lõikes, mida on tehtud, on see, et tegelikult naiste sellised teatud karakteristikud näiteks, mida ka meie uuring näitas, et me oleme üldiselt parema haridustasemega, eks ole, naiste hulgas on enam kõrghariduse omandanuid, siis samuti, et keeleoskuse poolest nagu paremad, siis tasuvamad erialad on naised omandanud sagedamini, samuti siis nagu ma ütlesin ametialade võrdluses, et ütleme, et see asi on, olukord on läinud paremaks, et võrreldes eelnevate uuringutega on ütleme, see palgalõhe ei ole kasvanud, et ta on suhteliselt nagu samaks jäänud. Võrreldes nüüd näiteks Centeri Praxise 2010. aasta uuring. Küll aga mida võib välja tuua on see, et kui kasutada selliseid uuemaid meetodeid, mida nüüd viimasel 5 aastal on kasutama hakatud, siis ütleme ongi see sooline palgalõhe ei ole mitte nii suur, vaid ta jääb alla selle 20%. Ehk siis ütleme, see ei ole nagu üldse väga paha, et Euroopa Liidu nagu riikide võrdluses, millist andmestikku nagu see Eurostat avaldab, see on, ütleme, natukene selline robustsem või ta ei ole nii täpne ja ta näitab võib-olla seda pilti ka natukene Eestis kehvemas valguses. Selge, me vaatame nüüd ühte klippi, kus meie toimetaja Anna-Maria käis tänaval küsimas, et mis on palgalõhe põhjused?
Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse andmetel on hetkel Eesti naiste ja meeste vaheline palgalõhe 13–35%. Uurime enda inimestelt, mis võib olla selle põhjuseks ning kas nad on sellega ise ka kokku puutunud. Ei, ma ei saa öelda, et ma oleksin. Mina ei ole isiklikult palgalõhega kokku puutunud. Ei ole, isiklikult. Olen kuulnud ainult, lugenud. Isiklikult päris vist ei ole kokku puutunud, aga tuttavate juures on olnud küll. Nii palju kui mina tean, siis samadel aladel on ikkagi sama palka makstud. Ei ole kokku puutunud. Ei ole. Ma olen selle vastu, ma arvan, et palga suurus peaks sõltuma sinu oskustest, teadmistest, kindlasti mitte soost, põhjustest, võib-olla, et naised ei julge küsida kõrgemat palka ja seda kasutavad ära võib-olla siis nende juhid. Inimesed kuidagi millegipärast Eestis veel, ma ei tea, kas see on mingi nõude pärand, usaldavad seda meestõotajat natuke rohkem, mulle tundub. Et ta ei saa lapsi ja ta ei ole kuskile minemas ja mida iganes. Sellised täiesti pseudoprobleemid, mulle tundub. Küllap võib-olla on see Victoria aegsetest ajastust pärit, et naisi hinnatud ei olnud hääleõigust ja nii edasi. Võib-olla arvatakse, et naised ei saa hakkama asjadega. Et naised küsib vähem, sellepärast ka nad saavad vähem. Kui sa küsiks rohkem, siis võib-olla saaksid ka. Ma arvan, stereotüübid ikkagi. Inimeste eelarvamused, et mehed võivad äkki paremad olla kui naised. Mehed on mõne koha pealt julgemad, naised on vahest nahaalsemad, et läbirääkimisi pidada. Osaliselt olen. Aga mis võib olla teie arvates selle põhjuseks? Põhjus on lihtsalt iganenud seadused ja need tuleks ümber vaadata. Nii, Merli, klipist tuli välja, et põhjuseks on iganenud seadused. Kas me peaksime oma seadusi selle koha pealt uuendama? Ma ei oskagi nüüd välja tuua, et kas asi nagu konkreetselt seadustes on, et pigem on see tõepoolest see, et ühiskond väärtustab erinevaid töökohti natukene erinevalt, ja samuti on see, et Eestis on selline pilt tööturus selline, et on niinimetatud naiselikud tegevusalad ja töökohad ja on niinimetatud mehelikud tegevusalad ja töökohad, et nii kaua, kuni sellist stereotüüpi me ei suuda nagu kummutada, nii kaua mingil määral see palgalõhe nagu säilib. Ja ühelt poolt võib täitsa välja tuua, et ongi see, et miks ta ühtedel andmetel tuli näiteks 13%, võib ka täitsa vabalt ollagi see, et see miski, mida me ei mõõtnud nüüd, või mida meil andmetes ei olnud olemas, on see, et tõepoolest, et naised on võib-olla natukene tagasihoidlikumad oma palgasoovides ja ei julge nii uljalt seda palganumbrit nagu üles kergitada ja nõuda seda tööandjalt, et mehed on võib-olla tõepoolest, et natukene julgemad ja kui neile palk ei sobi, siis nad ütlevadki, et sorry, et mina siia küll tööle ei tule, et ma lähen ja otsin endale midagi paremat. Selge, suur aitäh Merli intervjuu eest. Ja nüüd liigume edasi hoopis teisele teemale. Nimelt sellest hooajast alates esitab Tudeng TV eksperimentaalreporter Johan Kudu Eesti kuulsustele väljakutseid. Täna seisab Kudu kardi võidusõidus vastakuti laulja Artjom Savitskiga. Oleme tulnud Viimsisse FK sisekardi rajale, et välja selgitada, kui kiire on kardi peal Artjom. Kas sa oled varem karti sõitnud ka? Ükskord elus. Väga hea. Siis on mul võib-olla isegi šanssi. Aga lähme vaatame siis, kuidas läheb. Davai. Väga hea. Rajal käidud ja kuidas tundus? Kuule väga hea, käed värisevad veits, polus on, aga muidu on jumala hea trenn tegelikult kätele. Tulemusi me veel ei tea, need selguvad hiljem. Kuule, aga räägi, mis sa tegid suvel ja mis sul üldse elus toimub? Kuule, suvi algus mul tegelikult juulikuust, et ma lõpetasin siis Tallinna Tehnikaülikooli juuni lõpus telekommunikatsiooni erialal ja nüüd ma läksin magistrisse edasi. Aga üldiselt
need kuud, mis mul vabad olid, siis ma tegelesin ikka mussiga, kirjutasin muusikat, esinesin, puhkasin ja võtsin nii-öelda suve enda jaoks. Kuule, aga sul tuli singel välja? Jaa. Räägi meile see lugu ära siis. See Sink on üllatavalt hästi raaditus vastu võetud, et põhiraaditus on ta igal pool top listides. Kannab pealkirjas Seistes pilvedel ja see räägib siis sellest, kuidas inimesed võiksid nagu rohkem keskenduda võib-olla üksteisele kui sellele mõttetule nii-öelda rutiinsele elu rapsimisele. Et ma ei ütle, et karjäär on mõttetu, aga vahel nagu rapsitakse mingi lisakohustustega üle vaata ja siis ei jää aega nagu kallitele inimestele. Aga kus ja kuna sind näiteks näha saaks? Praegu oktoober on siuke kinnist esinemist aeg, aga kindlasti tulge 24. oktoober uude ööklubisse nimega Miška, mis on Panorama ja Parlamendi vastas, et seal me oleme bändiga ja sinna saavad kõik sisse. Okei. Ja ma näen, et meil on tulnud siia tulemuseks. Nüüd selgub tõsiasi. Üks meist on sõitnud aja 33 ja üks meist on sõitnud aja 31. No nii. Ja kas ma saan õieti aru, et Artjom sõitis kiirema aja? Sa oled sõitnud 2 ringi ja need mõlemad üli kiiresti. Ja ma olen sõitnud 2 ringi ja need mõlemad suhteliselt aeglaselt. Tule räägime selle raja rekorditest, mis on mingi 21, 23 midagi. Okei. Selge on see, et Artjomi vastu kardimaailmas minul asja ei ole. Nii on. Aitäh sulle. Sulle ka. Üli lahe oli. Ma usun, et eelkõige kutsuvad sind Taukariks just fännid. Jah, üldiselt see on selline esimene asi, mis tuleb mõttesse neil ilmselt, kui nad mind kuskil tanklas või poes näevad. Taukar! Aga kuidas sul üldse fännidega on, et olen kuulnud, et mitmed Superstaari saates osalenud on sellise probleemiga seisakuti, et igapäevaselt on neil sadu ja tuhandeid sõbrakutseid Facebookis, et kuidas sinu puhul? Ma ei peaks seda otseselt küll enda jaoks mingiks tohutuks probleemiks. Aga tõesti, ma ei võta tõesti kõiki neid muidugi vastu, et seal on palju selliseid väikseid noori, kes postitavad erinevaid sotsmeedia mänge ja erinevaid kutseid nendesse, nii et kui ma nad kõik vastu võtaksin, siis ma oleksin sunnitud oma sõpradega ja nende uudiste ja tähtsate piltidega täiesti hüvasti jätma. Okei. Aga kuidas sul üldse selle fänni nii-öelda armeega suhted on, et kas sulle pigem meeldib selline tähelepanu või sa rohkem meeldiks nii-öelda vaikselt oma asja ajada? Kui ma ausalt ütlen, siis ma ei ole see inimene, kes naudiks tähelepanu näiteks poes, apteegis või siis tänaval, kui ma lähen sõbra juurde. Muidugi mulle meeldib, kui mind kuulatakse, kui ma olen laval. Nii et fännid, näge, kui tahate Taukariga suhelda, siis pigem laval või kuskil muusiküritustel. Absoluutselt õige. Aga on sul olnud ka mõni süke eriline juhtum fännidega, et ma ei tea, paljad naised backstage'is või? Väga sugestiivne küsimus. Ei ole üldiselt. Meil ei ole kunagi paljaid naisi olnud backstage'is. Tavaliselt on turvamees ja klubi omanik. Nad on riidest tavaliselt. Väga glamuurne. Aga olen kuulnud, et sul on ka uus laul välja tulemas nimega Kell 6, et räägi, kus see nimi tuli ja millest see laul räägib? See nimi tuli väga raskelt selles mõttes, et meil oli 3 nimekandidaati sellele loole ja kui ma sulle päris ausalt ütlen, siis me ei ole siiamaani veel otsustanud, millega me teil lõpuks plaadi peale kirjutame. Aga Kell 6, ma arvan, et see selline võib-olla jätab natuke otsad lahti ja võib-olla selline peale vaadates ei saa päris aru, millest see võiks rääkida, aga see lugu avab üsna hästi, ma arvan, sellise kujundi. Kas see Kell 6 kuulub ka sinu uude plaadikollektsiooni? Just, see minu enda plaadikollektsiooni, mis on üsna väike, kuna mul ei ole CD-mängijat. Ma nimelt eelistan kuulata lugusid internetist. Minu plaadikollektsiooni ta kindlasti tuleb ka, kui see plaat nüüd novembris valmis saab ja ma loodan, et võib-olla mõne teise inimese omasse ka veel Eestis. Aga kutsume üles Taukari plaati ostma ja rokkige seda Kella 6 laulu. Saab tehtud, aitäh! Erik, oled sa nii hea? Väga. Seekord naeratame rohkem, teles naeratus, see väga hästi teinud.
kell 6 on tuuline hommik, olen eilsest saadik suunata teel. Iga lõpp on uue algus, aga lõpueel on kärsitu meel, kus kohtuvad taevas ja maa. See kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmme tuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Ma tean, et see on viimane vaatus selles laintest läbi põimitud loos. Veel üks hetk ja mulle saatus uuele pöörab õnnega koos, kus kohtuvad taevas ja maa. See kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmme tuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Oli hea. See kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmme tuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Nii ma seisan siin tõmme tuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda.